Veljo Tormis. On selge, et sellest inimesest, kes õpib esimese pillina mängima orelit, peab tulema midagi suurt. Veljo Tormise isa oli Vigala Köster ja orel käepärast võtta. Kui Tormis konservatooriumisse astus, piidlesid eksamikomisjonis istuvad ideoloogiliselt laetud inimesed teda altkulmu. Neil ei andnud rahu, et nende ees seisis Köstri poeg. Kas inglid ikka lendavad oreli kohal? Aasisid nad noort Veljot. Neido, panen alla praegu. Neido, itki. Kus on 24? Küünelviri, neido, itki. Ühe aasta õppis Tormis ka koori juhtimist. Siis ütles õppejõud Variste talle, kui soovite, seltsimees Tormis, endast jälgijata Eesti muusika ajalukku, siis valige mõni teine ala. Tormis ütles, et hakkaski jonni pärast heliloojaks, nagu tõeline Eesti mees. Ajas Eesti ja soome-ugrilaste asja, needis rauda. Laulis meeste laule, naiste laule. Ja Eesti ballaade. Lisaks sellele, et Tormis tegeles rahvaluule ja algelementidega, oli tema loomingus oluline koht ka ühiskonnakriitikal. Aga kuidas olla 70-ndatel ühiskonnakriitiline? Kantaadi nimeks tuleb panna Lenini sõnad ja kasutada Lenini tekstist vaid neid lauseid, kus nõutakse rahvaste täielikku enesemääramise õigust. Sellised me eestlased juba oleme, kavalad, targad ja jonnakad.